kujutage ette 1924. aasta 24. veebruar, vabariigi aastapäev ja kuulutati välja paraad Kuressaares, Saaremaal, aga see paraad jäi ära sellepärast, et sõdurid ei suutnud nii palju lund ära kõigepealt see platsi pealt ja sealt tehti ainult mingisugune ajareast läbi varssimine sellest, et nii palju lund oli, seal oli väljaku peal, eks ole. Tallinnas oli natuke vähem ja seal puhastati see võiduväljak või mis vabaduse väljak ära ja seal suudeti läbi viia. Nii et see 1924 tõesti selline paksu lumega aastad, nagu näete, Vormsil oli siis isegi märtsis ja aprillis oli veel ja ta sulas ära, see lumi sulas ära Vormsil alles 9. mail, eks ole, nii et 30. aastatel, 20. aastatel olid siis olid lumega talved alles, nii et mitmel aastal oli 5. mail, 9. mail, alles siis hakkasid lumi ära sulama. Nii. Ja siin praegu on siis uus ametlik Eesti rekord. Me kinnitasime siis uueks lumepaksuse rekordiks 104 sentimeetrit, see on Tallinnas 1924. Kes on käinud Tallinnas, see vast teab, et Tallinnas on 2 majakat. Üks on õigemini meremärk, see on Lasnamäe veerul selline punane torn, kas keegi teab? Vaevalt, see on nii madal, eks ole, see võib-olla lahe pealt te märkate, ega ta on lihtsalt niisugune torn paarkümmend meetrit kõrge ja taga on siis selline kõrge majakas on ja see uus majakas. Nii, aga selle vana majaka juures mitukümmend aastat oli ilma jaam, kus mõõdeti Tallinna seda ilma, kuni ta lõpuks viidi ära Ülemistele ja sealt Ülemistelt praegusse kohta Harkusse. Vaat seal 1924. aastal mõõdeti siis 104 sentimeetrit lumepaksuseks. See lumepaksus mõõdeti Peeter I majakese juures Kadriorus, nii et seal oli selline lagedam plats. Üldse see lume mõõtmisega on väga raske, sellepärast et ta peab olema selline korralik plats, et keegi ära ei tallaks. Tartus oli kogu aeg pidevalt kirjutati nendesse viikutesse, et igasugused jõnglased kippusid lumelatid ümber ära tallama lund ja lõpuks viidi ta sinna linnast välja, sinna teise kohta seal Maarja mõisa kanti. Nii et kõige värskem üks rekord on praegu lumerekord. See on kõige varasem lumesaju rekord. See oli sellel sügisel 25. septembri 2013, kui õhtupoolikul sadas lumekruupe Väike-Maarjas. See oli enne kella 6 päeval. Lumekruubid on sellised lumeteraksid umbes 5 kuni 5 millimeetrit, mida annab käega katki pigistada, sellised pehmed. Kui ta on hästi pisikesed, siis nad lumeterad, seal on väga palju igasugused talviseid sademeid on õige palju, nii et on lumekruubid. Õhtul kella 11 ajal või vastu ööd hakkas sadama tõelist lund, aga seda ei pandud kirja, sellepärast et meteoroloogiline päev vahetub kella 9 ajal õhtul ja nii et sellepärast kella 11 lumesadu, tõeline lumesadu ei läinud, pandi ainult kirja lumekruubid, aga see oli kõik 25. septembril. Järgmine rekord oli 26. septembri, nii et ühe päeva võrra saadi siis rekordi ettepoole tõsta ja seda siis tähistasime pidulikult ja et uus rekord on sündinud ja nii et ta läks iga poole teadlikesse ja mujale. Ja eile panime kinnitasime uue rekordi, see on siis maksimaalne lumikattega päevade arv. See on siis 187 päeva oli Lõuna-Eesti pool on üks Laitsna vana niisugune huvitav nimega
ilmavahetuspost oli seal, kus mõõdeti lumekatet ja 186 oli mitmes kohas Nõmmkülas, see on Järvamaal ja Illukal, see on Ida-Virumaal, peaks olema jah. Seal oli siis 186 päeva, nii et 6 kuud oli sellel talvel 1921–22 oli 6 kuud oli püsiv lumekate ja kujutage ette, seal ei olnud ühtegi sellist päeva, kus oleks lumi vahepeal ära sulanud, nii et ta oli oktoobri lõpust kuni peaaegu maikuuni oli selline lumekate, vaat selline olid siis sellised talved, nii et see on siis ametlik lumekattega päevade arv nüüd uus. Nii et praegu täna aasta on neid tunduvalt vähem, aga mis on lumekattega päev? See on selline päev, kus vähemalt pool vaatlusväljaku ümbrusest on lumega kaetud või natuke üle poole, eks ole, nii et siis on lumekattega päev, nii et kui on ta ütleme 40% vaatad sellised laigud, see ei lähe enam lumekattega päevahulka. Igasugused neid nüansse on õige palju. No vaat, möödunud aasta detsembris ajakirjanduses teatati, et on sündinud uus absoluutne külmarekord maailmas. See oli -93,2 kraadi. Ja sama päeva õhtul teatati juba, et on mitte enam 93 kraadi, vaid 94,7 kraadi pandi juba kirja. Mis see... Ja see võttis aega, see oli 5 aastat vist oli ennem, kui see arv nüüd teatati. See oli 2006 oli nii, et see oli isegi rohkem aastaid ja läheb. Umbes niimoodi oli. No igatahes see oli satelliitidelt mõõdetud, tähendab kaugelt satelliidi pealt vaadati, et maapinna kohal või maapinnal peaks olema selline temperatuur ja siis seda mõõdeti ja kaaluti ja uuriti ja pandi siis see 93,2 kirja ja siis paisati siis maailma meediasse. See tegelikult ei läinud sugugi ametlikult kirja, sellepärast et nagu ma ütlesin, ametlikult pannakse rekorditele kirja need kõik, mis on meteoroloogilises sonnis 2 meetri kõrgusel mõõdetud. Vaat need on kõik korralikult ühesuguste meetoditega ühtemoodi samal kõrgusel mõõdetud. Nii et see, mis on kuskil satelliidi pealt mõõdetud, see lihtsalt näitab, et seal võis olla väga külm ja ta võis olla isegi 93 kraadi, aga rekordid ta arvesse läinud. Millest tuli see 94,7? Vaat selle ma leidsin ise. Uurisin, mis asi see, otsisin siis ameeriklaste, kes kuulutasid välja selle rekordi, et see rekord oli, algselt oli -135,8 kraadi Fahrenheiti ja see Fahrenheiti näit on tõepoolest -93,2 kraadi, eks ole, aga inglise ajaleht The Guardian ja sealt edasi veel, kes kõik tsiteerisid seda, The Guardiani, kõik panid siis kirja, et 94,7, aga kujutage ette, inglise leht ei oska arvutada 135,8 kraadist ja nemad ei saanud mitte -93,2, vaid 94,7, nii et näete, kui raske on seal Fahrenheitidest üle minna, nii et ja see läks üle kogu maailma seal. Ja see leiti, see on Antarktika, siin praegu Vostok asub siin umbes asub see koht, kus kohas see uus temperatuur mõõdeti, see on umbes siin kohal. Nüüd hiinlased möödunud aastal või paar aastat tagasi tegid omal polaarjaama, kus nad küll praegu ei talvitu, sellepärast et see on niivõrd karm koht, see asub siin kandis. Kunluni jaam on selle nimi
ja see Kundluni jaam asub ka samuti 3,5 kilomeetri kõrgusel ja seal on veel karmimised tingimused kui Vostokis, nii et nad praegu alles ehitavad, nii et arvatavasti nad kunagi sinna hakkavad ka talituma. Aga see on veel karmim koht ja seal on, arvatakse, et seal võib olla tõepoolest 95 kraadi või arvatakse, et isegi 100 kraadi võib tulla sinna miinuseid. Kas keegi on näinud filmi The Day After Tomorrow, mis ta on see päev pärast homset või see ameeriklaste film, kus tuli järsku kliimamuutused tulid niivõrd järsku peale ja suured tormid ja rahed ja kõik, nii et kas keegi on seda filmi näinud, ütleme üks 5 või rohkem aastat tagasi oli. Meil televiisoris on ka see näidatud. Vaat seal on siuke tore koht, see film oli muide, seda demonstreeriti ka Ameerikas ja ameeriklased olevat seal NASAs ja NOAAs, seal kus on need meteoroloogid töötavad, seal nad olid naernud lakkamatult 1,5 tundi, ütles, et see on väga tore komöödiafilm. Kujutage ette, seal igasugused toredad asju, seal klimatoloog selleks, et päästa teaduslikud need tõestused, et kliima muutub, võttis sellised 5 meetri pikkused ja nii jämedad jäätorud ja hüppas 8 meetrit või 6 või 7 meetrit üle jäälõhede ja päästis need torud, eks ole. Katsuge talvel hüpata üle paari meetrise selle jäälõhe, eks ole, aga tema hüppas üle 5 meetri vähemalt, eks ole. Ja peale selle oli siis kliimamuutuste tulemusena New Yorgis külmus. Alguses tuli suur tsunami moodi laine, mis uplutas selle New Yorgi ära ja siis külmus see kogu pealt ja see temperatuur oli, ma arvutasin Fahrenheiti kraadidest, oli -102 kraadi. -102 kraadi ja seal Ameerika koolipoisid jooksid pintsaku äär ringi, kindlad olid küll käes. Need hundid ajasid tagasi ripakel ja nad jooksid eest ära ja rõõmsalt siis pääsi. Kujutage ette, kui -70 kraadiga need Antarktikas inimesed peavad olema 5-kordsetes spetsiaalülikondades, maskid ees ja poisid jooksevad seal ringi pintsaku väel ja telefonid töötasid -70 kraadi juures vähemalt, mobiiltelefonid, eks ole. No see on tore asi, tore film ja siis olid nad kütsid ruumi, nad varjusid raamatukogusse, raamatutega kütsid. Kas keegi on raamatuid püütud põletada, eks ole, raamatud ei taha kuidagi põlema, eks ole. Aga nemad hakkasid põletama Schopenhauerist alustades ja lõpetasid piibli jätsid alles, aga sinna nad ei jõudnud. Enne klimatoloogist isa päästis nad ära ja ilm läks jälle järsku soojaks midagi pärast. Aga see on jah, -90 või -102, mul tuli meelde, et vaat seal selles Kundluni jaamas võib kunagi tulla sellised temperatuurid. Nii palju nendest miinimumtemperatuuridest. Nii et praegu on meil aega veel rääkida ka pool tundi veel positiivsetest rekorditest, soojusest, et lõpetaksime soojad lained. Maailm sai möödunud aastal vist sai uue kuuma rekordi. Kui eelmine oli 90 aastat, kujutage ette, 90 aastat oli rekordiks oli +58 kraadi, mis on mõõdetud Liibüas, Tripolist mitte väga kaugel, 1922. aastal, näete seal alumises jaamas, seal on pilt on näha ja see rekord püsis tohutult kaua. Ta muidugi hakati vahepeal kahtlustama, et kas ta ikka tõepoolest ikka niisugune on, aga mõni aasta tagasi, vaat siis, kui Muammar Gaddafi kukutati, vaat sel ajal hakati uurima selle rekordi paikapidavust ja Liibüa mehed leidsid üles vaatluspäeviku ja vaatluspäevikust ilmes siuke naljakas asi, et vaatleja oli
kraadid pannud kirja hoopis valesse kohta, mitte sinna, kus peaks olema miinustemperatuurid, vaid hoopis teise lahtrisse ja temperatuurid paar päeva olid hoopis 7 kraadi olid nad kõrgemad kui ümbruskonna jaamades, 7 kraadi. Ja siis läksid nad jälle tagasi, kui oli see käekiri muutus. Milles see asi võis olla? Asi on selles, et ilmselt oli seal asendusvaatleja ja see asendusvaatleja mõõdis valesti. Ja milles asi on? Tollele kasutati niisugust kraadiklaasi, kus oli sees ka üks selline pulgakene, käis üles alla. Ja vaat see pulgakese pikkus on täpselt 7 kraadi Celsiuse järgi, nii et ta mõõdis pulgakese valest otsast. Ta neid mõõdis mitte ühest poolt, vaid 7 kraadi kõrgemalt ja sellepärast kogu aeg tal ei olnud ilmselt õpetatud, et kus poolt seda pulgakest vaadata. Ja sellepärast siis tänu sellele ainult, et leiti detektiivi töö tulemusena need sellised need valed andmed ja siis tõmmati kriis peale sellele 58 kraadile ja hakati vaatama, mis on järgmine kraad, see on Californias surnuorus mõõdetud 1913 ja pluss 56,7 ja meeles pidada 5,67, eks ole. Ja niimoodi mul veel meeles ja seal see on mõõdeti sellises onnikses, mis on natukene kõrgemal kui meeter, nii et ma arvan, et oleks ta meetrist, oleks see onnikene madalamalt, siis oleks see ka maha tõmmatud see, aga kui ta praegu on meetrist kõrgemal, siis ta jäeti, kuigi oli kirjutatud, et võib-olla kunagi me revideerime ka seda, eks ole, aga praegu ta on ametlikult selline on maailma see kuumarekord, nii et ja peale selle see Liibüa rekord püstitati sellisel asfaltväljakul, mis oli tume, järelikult tume väljak. Tema neelab nagu rohkem päiksekiirgust ja sellepärast ta ka kuumeneb rohkem ja ka sellepärast võis olla juba seal selles sõjaväelinnakus kõrgem temperatuur kui ümbritsevatel aladel. Siin on praegu näha see termomeeter, kus on see pulgakene seal üleval 7 sentimeetrit ja siin on see vaatlusvihik ka, see, mille järgi siis leiti need. Nii, ja siin on praegu maailma see tuulekiiruse rekord. See ka on pandud uus rekord, see on praegu on siis 113,2 meetrit sekundis, eelmine oli 104 meetrit sekundis, oli mäe otsas Ameerikas, Mount Washingtoni mäe otsas. Seda uuriti ka täpselt samuti ligi palju aastaid ja leidi, et ta on igati korralik, peaaegu merepinna kõrgusel Austraalias ühe saare kohal, kui oli troopiline tsüklon Olivia. Muide, tema kujutage ette, see torm on palju kõvem kui üle 2 korra kõvem kui meil kõige kõvem tuulepuhang, mis meil on 48 meetrit sekundis. Ja seal oli siis 113,2 meetrit sekundis. Ja nimetati teda pühapäev oli mul hääl täitsa ära. Eile ma kogusin häält. Täna mul läks pensionäridega, läks ka hääl korraks ära, aga tuli lonksuga tagasi ja praegu tuleb kõvasti tagasi. Kõri oli pühapäeval täitsa läbi, et ma mõtlesin juba helistada, et aga ei saanud helistada, ei oleks saanud äkki. Ei, ma mõtlesin, et äkki tuleb tagasi. Ja ravisin ennast hoolega vee ja konjakiga. No ja nii. Ja miks on troopiline tsüklon see, aga mitte taifuun, eks ole, sellepärast, et seal eile nägime alles seda filmi, kuidas taifuun möllas Filipiinidel.
asi on selles, et erinevates maakera piirkondades nimetatakse neid tugevaid troopilisi tsükloneid